Tere tulemast! Täna harutame lahti ühe poeetilise Serbia stsenaariumi, mis uurib ühe elu kõige keerulisemat küsimust üldse. Kuidas sa alustad uuesti? Ja meie lugu saabki alguse just sellest ühtest võimsast sõnast. Aga, nagu me kohe näeme, see tõeline algus, see on peidus hoopis kuskil mujal, kui ma arvata oskaks. Nii, lähme siis asja juurde. Saame tuttavaks meie loo peategelasega. Teda tuntakse ainult nime all A. Ja tegelikult A sümboliseerib meist igaüht, kes on kunagi tundunud, et on täiesti eksinud. Ja me leiame ta tolmuses, tühjas toas, kus tema ees on ainult tühi paberileht. See on see hirmutav tunne, see raskus, mis halvab, kui pead alustama täiesti nullist. Ma arvan, et see on tunne, mis on paljudele meist ikka väga tuttav. Ja mis ta siis teeb? Tema ainus tegevus on see, et ta joonistub ringi ja kirjutaks sinna sisse tähe A. See on selline meeleheitlik katse luua mingitki alguspunkti, defineerida ennast uuesti, kui tundub, et kõik muu on läinud. Aga minevik ei kao ju kunagi lihtsalt niisama, eks? See jääb kummitama. Ja siin loos kummitab see olevikku ühe varjulise kuju näol, kelle nimi on uus aes. See uus aes on tegelikult A enda piinatud sisemine mina. See uus on täiesti segaduses. Ta maadleb ühe mõistatusega ega suuda kuidagi aru saada, kuidas edasi minna. Ta on justkui lõksus frustratsiooniringis, kus ta üritab vanadest katkistest tükkidest midagi uut kokku panna, aga see lihtsalt ei õnnestu. Ja siit koorubki välja kogu loo keskne küsimus, see keskne konflikt. Kus on see esimene samm? See on ju see kõige piinavam teadmatus. Kuidas üldse alustada? Kuidas teha see kõige esimene, see kõige olulisem samm? Okei, aga nüüd jõuame loo pöördepunkti. See sündmus kohale ilmub E. E on tark mentor, kes toob endaga kaasa ühe väga sügava mõtte. Ta ütlebki, et vastus on tegelikult kogu aeg otse meie nina all olnud. See on peidus ühes serbiakeelses sõnas. Sõnas, mis tähendabki algust. Ja see sõna on počatak. Just see. Kogu see mõistatus keerlebki selle 8-tähelise sõna ümber. Ussus, see sisemine mina oli kinni sõna tähenduses, aga saladus, see peitub hoopis tähtedes endis. Ja siit läheb asi eriti huvitavaks. Mentor ei osuta mitte esimesele tähele, nagu võiks ju eeldada, ei. Ta osutab hoopis 6. Ja see 6. täht on T. See ongi see muutuse punkt, pöördepunkt. Ja see on loo üks olulisemaid mõtteid. Tõeline algus ei ole mingi tegu, vaid see on otsus. See on see üks hetk, kus kõik muutub. Ja see arusaam muudab kõike. See sunnib A-d lõpetama vastuse otsimise kuskilt väljaspoolt. Ta peab pöörama pilgu sissepoole. Mäletate veel Uusiid? Tema seda rahutut ja kaootilist mineviku kehastust, enne seda taipamist oli ta täpselt selline, üks suur sisemise konfliktis asipundar. Aga nüüd ta mõistab võtti. Selleks on see rahulik tühi ring, O. See on ju sõna početagi esimene täht. Ja see pole stardijoon, nagu ta arvas. See on hoopis ring. See on ruum. Ruum, kus saab keskenduda ja leida selgust. Ja siis kostuks see hääl tema seest. Tema enda sisemise mina. Uusi hääl, mis on nüüd äkki täiesti selge. Ja see annab talle ühe ainuse lihtsa juhise. Ja mis juhtub pärast? Vaata, see korrastatud uus asetatakse O sisse. Sissepoole vaadates leiabki see kaootiline minevik oma keskme. See sisemine torm, see lõpuks vaibub. Ja see pole lihtsalt mingi sisemine harjutus. Sellel sisemisel muutusel on A reaalsusele täiesti kohene ja väga-väga sügav mõju. Mis siis toimub? Esiteks, ta viskab ära pliiats ja paberi, teiseks, ta lihtsalt suleb silmad ja kolmandaks, kui ta need uuesti avab, leiab ta laualt klaasi vett. Just sel hetkel, kui ta lõpetab selle alguse peale surumise ja aktsepteerib seda muutust enda sees, hakkab tema tühi maailm uuesti täituma. Nagu sa näed, on see teekond täis sümboleid ja metafoore. Võtame korraks aja ja vaatame üle, mida igaüks neist tegelikult tähendab. A on siis indiviid, kes otsib uut algust. UC on see sisemine mina, mis areneb konfliktist selguseni. D on pöördepunkt, see 6. täht. Ja E on tarkus, mis juhatab tõelise uue alguseni.
ja see viib meidki loo kõige võimsama järelduseni. See tähendab, et uuenemine, see ei tule mingist välisest plaanist või kellegi teise loast, see tuleb sisemisest muutusest. Ja see stsenaarium jätab meid kõiki ühe küsimusega mõtisklema. Mis on sinu 6. täht? Milline see peidetud pöördepunkt sinu enda loos ootab avastamist?